kui sa satud vastastikku isikuga, kes juhtub näiteks olema nartsissist, sotsiopaat või psühhopaat, kuigi seal ei ole võimalik tõmmata täpset joont, siis tekib sinus reaktsioon, neurofüsioloogiline. Ja kui sul on selle isikuga olnud veel eelnev ajalugu, näiteks ta on olnud sinu lapsevanem või sinu boss mõnda aega, siis vallandub terve jada reaktsioone, mis hakkavad sind mõjutama. Kuidas nendest vabaneda? Lihtne. Mõneti. Aga igal juhul katsetage. Kõigepealt esimene asi, kui te tunnete, et teid on nii-öelda käivitatud negatiivselt, siis peatuge hetkeks ja mõelge, et toimus reaktsioon. Ja seejärel mõelge, mis selle käivitas. Näiteks selle väljend või see käitumine või see, et ta ütles midagi ja siis te reageerisite, sest et siis te saate kätte selle, mis teid käivitab. Nüüd järgmiseks tajuge, mis toimub teie kehas. Ärritusite või tundsite ahastust. Ja kui te juba seda hakkate täpsustama, siis te hakkate aru saama, et teie ei ole see tunne. Ja te ei olegi see tunne. See on lihtsalt keha-aju koostöös toimub reaktsioon. Nüüd järgmiseks mõelge, mis on see lugu seal taga, mida te pidevalt endale räägite. Oma sisemonoloogis. Ma ei suuda, ma ei saa, mul ei tule välja, jälle see niimoodi, ma olen jälle süüdi või nad on süüdi. Ja seadke see kahtluse alla. See on kõige olulisem. Sest et kõik need reaktsioonid baseeruvad enamasti lugudel, mida me ise endale oleme korduvalt rääkinud erinevates situatsioonides, kui me oleme vastastikku analoogse käivitajaga. Ehk siis, mis on see lugu? Ja nüüd küsige endalt, kas see on üldse tõene? Kas ma peaksin praegu niimoodi reageerima? See on tema ja see on minu maailm. Temal on oma maailm, oma reaktsioonid. Ma ei pea seda aktsepteerima, aga mul on oma maailm. Ja nüüd mõelge, kuidas oleks siis, kui te ei läheks kaasa selle käivitajaga? Ja kui see lugu enam teid ei mõjutaks. Sellega te käivitate hoopis teise ajupiirkonna. Ehk siis kasutage seda ja kordage.